Jadaühenduses on meil mõned seosed, mida tuleb arvutusülesannetes võtta arvesse. Ja ma proovin neid seoseid nüüd seletada ja siis teeme ühe ülesande, kus neid seoseid kasutatakse. Ehk kui meil on jadaühendus, siis kõige esimene siin I, see on ju voolutugevus. Ma teen tegelikult mingi muu... roosa sobib. Voolutugevus. See on see, et kui palju neid laenguga osakesi siis liigub mingist kohast korraga läbi, on ju. Ja see on kogu aeg konstantne. Kui me vaatame siin näidet, siis meil on siin vasakul meil on jadaühendus. Ärge seda alumist parempoolset vaadake, see on mul pärastiseks, aga kui ma panen siit selle vooluringi käima, siis ma näen, et siin on voolutugevus on 1 näiteks. Ja kui ma võtan seda voolutugevust ükskõik mis kohast, siis ta on alati 1. Sellepärast, et need laetud osakesed, elektronid, liiguvad lihtsalt kogu aeg läbi sama teed. Ehk siis neid on kogu aeg sama palju, nad ei lähe näiteks 2 kuskil kohas, nad lihtsalt saavad mööda ühte sama teed liikuda. Mis tähendab seda, et voolutugevus ükskõik kust kohast sa seda jadaühenduses ka ei mõõdaks. See on kogu aeg sama. I võrdub I1, võrdub I2, võrdub I3. Ehk see I1, I2, I3 on lihtsalt erinevad kohad, kus seda mõõdetakse. Et samamoodi, kui sa mõtled jõe peale, siis kui jões voolab vesi, siis ta voolutugevus on igal pool samasugune ja kui jõgi läheb kuskil 2, siis see võib muutuda, aga jadaühenduses see jõgi ei lähe 2. Jadaühendus tähendabki seda, et ta läheb lihtsalt sirgelt kogu aeg sama ühte järjestikust teed pidi. Ja kui me võtame nüüd U oli meil pinge. Pinge ehk siis põhimõtteliselt see nagu elektrisurve, see, mis paneb liikuma üldse kõik selle voolu seal. Kui me võtame pinge, siis me võime mõelda positiivne pool, negatiivne pool. Siis me võime mõelda niimoodi, et pinge on justkui nagu see jõud, mis paneb liikuma neid laetud osakesi, siin juhul elektrone. Et sa võid mõelda sellest niimoodi, et kui sa sõidad näiteks autoga, sõidad ühtlase kiirusega ja siis tuleb ette mingisugune takistus. Siis sa pead nagu võtma aeglasemaks oma liikumist ja siis, kui tuleb järgmine takistus, sa võtad jälle, muudad oma kiirust ja nii edasi. Ja pinge on justkui nagu see jõud, mis paneb sind selle autoga liikuma ja kui sa tahad teada, mis su kogu see jõud on, mis selle autoga liikumisel oli, siis sa liidad kõik need jõud kokku. Nii et kui me võtame näiteks siit üle kõikide nende tarvitite, me saame 9 volti pinget. Kui me võtame ainult ühe tarviti, me saame näiteks 2 volti pinget. Kui me võtame siit järgmise näiteks, saame 3 volti pinget. Siin on näiteks 4. Ja see lihtsalt sõltub sellest, et lampidel on erinev takistus. Ja seetõttu need elektronid siin, see pinge erineb erinevates kohtades. Kui me võtame näiteks selle patarei, siis selle patarei enda pinge on 9 ja nii edasi. Ehk siis pinge, kui me tahame kogu pinget saada, siis me peame liitma kokku terve selle vooluringi pinged. Sellisel juhul me saame kokku kogu pinge. Praegu võib-olla tundub natukene segane. See on asi, mida saab ise ka mõelda ja guugeldada, kuidas see käib, et tegelikult õppimisel ongi hea, kui sa vaatad enda jaoks mingid loogilisi näiteid, kas või küsi mingi ChatGPT käest või mingid erinevaid näiteid otsi lihtsalt internetist, analoogiaid. Sellepärast, et mul ei ole võimalik kõiki analoogiaid ühel hetkel korraga anda. Aga jah, see on see, miks siin pinge, kogu pinge on 1 pinge pluss pinge mõõdetud teisest kohast pluss pinge mõõdetud 3. kohast. Ja nüüd takistusega, R oli siis takistus, on suht sama lugu, kui erinevatel tarvititel on erinev takistus, siis selleks, et saada kogu takistust rööpühenduses või jadaühenduses, on vaja nad kõik kokku liita. Ja selleks teeme nüüd ka ühe ülesande, mis võib-olla aitab seda natukene mõista. Et meil on vaja leida vooluringi kogu takistus, samuti pingevooluringis ja igal üksikul juhil, kui vooluring koosneb 3 jadamisi ühendatud juhistakistustega 2 oomi, 3 oomi ja 4 oomi ning vooluringis on voolutugevus 1 amper. See on tegelikult täpselt see sama olukord, mis ma siia tegin. Siin mul on samad need takistused, takistus on siin 2 oomi, siin on 3 oomi, siin on 4 oomi, siin on voolutugevus on 1 amper ja nüüd teeme ülesannet. Ma tegin selle lihtsalt selleks, et seda ülesannet näitlikustada.
nii, ma joonistan ka selle siia, ehk siis meil on vooluring, meil on siin mingisugune patarei, siin meil on esimene tarviti, mis on lamp meil siin juhul, see on 2 oomi, siis meil on järgmine tarviti, ka lamp, see on lambi tingmärk, 3 oomi ja siis meil on kolmas tarviti, mis on 4 oomi. Nii, ja siit see vooluring on kinni. Voolu tugevus ehk I võrdub 1 amper. Me teame, et meil on takistid R1, mis on 2 oomi, R2, mis on 3 oomi ja R3, mis on 4 oomi. Ja mis nad küsivad meilt? Nad tahavad teada, kui palju on kogu takistus. Ja siis nad tahavad teada igal üksikul juhil pinget ja vooluringi pinget, ehk siis nad tahavad kogu pinget ja siis tahavad esimese takisti juures pinget, teise takistuse juures pinget ja kolmanda takistuse juures pinget. Ehk siis nad tahavad meilt teada saada 5 asja. Ja, nii et nüüd põhimõtteliselt arvutame. Kõigepealt, kas meil on põhiühikud kõik? Jah, siin kõik on põhiühikud, 1 amper, 2 oomi, 3 oomi, 4 oomi. Meil ei ole mingi kilooome või mingi mikroampreid või midagi sellist. Kõik on süsteemi ühikud, ei ole vaja midagi teisendada. Nüüd, kui me tahame hakata leidma mingisugust asja, siis me kõigepealt võiksime näiteks leida kogu takistuse. Sest kogu takistus meil on lihtsalt R. Ja me teame, et kogu takistus on lihtsalt kõik takistused kokku liita. Nii et selleks, et saada kogu takistust, me kirjutame R võrdub siis kõik takistused kokku liita. Ja siis liidame need kokku. 2 oomi pluss 3 oomi pluss 4 oomi. Ja selles me saame kokku on ju 2 pluss 3 on 5, 5 pluss 4 on 9, ehk siis 9 oomi on kogu takistus. Kogu takistus juba leitud, üks asi juba olemas. Ja nüüd nad tahavad, et me leiaksime ka pinge. Ja nüüd pingega on see, et me peame kõigepealt leidma kõikide nende erinevate tarvitite juures selle pinge ja siis me saame leida kogu pinge nad kõik kokku liites selle valemi järgi siin. Aga kuidas me üldse seda pinget saame leida, on me kasutame Ohmi seadust. Ohmi seadus oli see, et kuidas on takistus, voolu tugevus ja pinge omavahel seotud. Siin siis on see Ohmi seadus. Ja Ohmi seadus ütleb, et pinge on voolu tugevus korrutada takistusega. Ja me teame ka seda, et on ju voolu tugevus on kogu aeg konstantne. Ehk siis voolu tugevus igal pool on täpselt sama, nii et me ei pea mingi arvestama erinevate voolu tugevustega jadaühenduse korral. Mis me peame nüüd tegema küll on see, et meil on vaja leida U1, ehk siis pinge esimese takisti juures, ehk siis R1 juures. Me teame, et see on sama, mis I korrutada R1. Ehk siis, mis me nüüd teeme, on see, et me korrutame 1 ampri, info, mille ma sain on ju siit, siis selle R1-ga, ehk siis selle takistusega esimese tarviti juures, 2 oomi. Ja me saame vastuseks 2 volti. Volt on siis pingeühik, on ju. Ja nüüd me teeme sama asja teiste tarvititega. Meil on I korda R2, on ju 1 amper, korrutada siis teine takistus, takisti on 3 oomi, et see tuleb kokku 3 volti. Ja siis kolmas on voolutugevus korrutada R3 on 1 amper korrutada 4 oomi võrdub 4 volti. Ja nüüd me selleks, et saada siis seda kogu pinget, me liidame kõik need omavahel kokku need erinevad pinged, mis meil oli. Ehk siis U kogu pinge võrdub U1 pluss U2 pluss U3. U3 ehk siis 2 volti pluss 3 volti pluss 4 volti võrdub 9 volti. Nii, ja see peakski olema õige vastus. Meil siin on 9 volti ja siin meil on 3 oomi.
ja meil on ka kõik need eraldiseisvad takistused ja mitte takistused, vaid pinged lõikus. Ja nüüd vaatame seda vooluringi ja vaatame, kas me saime ka õige vastuse. Nii, panen selle vooluringi käima. Nüüd kõigepealt saame mõõta pinget. Nii, esimesel on 2 volti, teisel on 3 volti ja kolmandal on 4 volti, täpselt nii, nagu me arvutasime. Ja kui me tegelikult lõpsen nendele, siis ma näen ka, et see takistus on vastavalt see, mis ülesande kirjelduses ka oli. Kui te näete, et kuskil on kirjas ohms, siis see on tõenäoliselt tavaliselt sellepärast, et see on kas inglise või mingi saksa keeles, et eestlased kirjutatud oom 2 o-ga, aga siin teistes keeltes tehakse seda teistmoodi. Ja vooluallikas on ka, seal on pinge 9 volti. Nii et see ülesanne sai õigesti lahendatud.